Milline on sinu hinge päris olemus, kui sinu tõusumärk on hamburis? Tere armsad kuulajad, minu nimi on Margot, olen intuitiivne astroloog ja astroloogiaõpetaja. Selles videos ma avan sulle nende hingede lugu, kelle tõusumärk on hamburis. No tavaliselt, kui me mõtleme hamburi tõusumärgi peale, siis meile kangastub selline positiivne pilt. Ehk sellist inimest nähakse sageli optimistlikuna, ta on selline avatud, tarkust täis, võib-olla vaimne otsija ja selles kõiges ongi omajagu tõtt. Kuid intuitiivse astroloogia järgi peidab hamburi tõusumärk endas sügavat lugu. See on lugu sellisest hingest, kes on kaua ja kaua otsinud tõde. Ehk hingelugu, kes on püüdnud mõista sellist elu suurimat tähendust ja ta ongi selles olnud tõenäoliselt edukas oma varasemates eludes. Ehk hamburi tõusumärgiga inimene kannab sageli sellist mälestust oma eelmistest eludest, kus tal oli juurdepääs mingisugustele erilistele teadmistele, tarkustele. Ta võis olla näiteks preester, õpetaja, filosoof või mingi vaimne juht. Või ka inimene, kelle juurde tuldi nõu küsima. Ehk ta õppis nägema suuri seoseid, suurt pilti, ta õppis vaatama kaugemale igapäevasest elust ja nii-öelda mõtlema suurelt. Siin peitub selle märgi tugevus, aga seal peitub ka vari. Ühelt poolt, mis juhtub, ta võib hakata samastama ennast oma maailmavaatega, oma uskumustega, oma filosoofiatega ja arusaamadega. Ja siit tekib selline nähtamatu üleolek. Nähtamatu üleolek tema enda jaoks, aga teised kindlasti märkavad seda nii-öelda nähtavat üleolekut. Kuid see ei ole tingimata selline pahatahtlik üleolek, vaid see on selle inimese tunne, võib-olla mingi mineviku mälestus, et aga ta näebki kaugemale kui teised ja ta mõistab rohkem kui teised, et tema on see, kes teab. Ning hamburi tõusumärgiga seotud üks suuremaid varjusid ongi seotud teadmistega seotud nii-öelda ego osaga. Ja inimene võib muutuda nii hõivatuks oma suurte ideedega ja maailma parandamisega, et ta kaotab selle kontakti oma päris iseendaga, oma olemusega. Ehk ta ühelt poolt räägib tõest, aga ei ela seda. Ta räägib tarkusest, aga ta ei tunne iseennast. Või ta vaatab sinna kaugele silmapiirile, aga ta ei näe seda, mis on täpselt tema nina ees või seda, mis on tema südames. Sageli võivad need inimesed tunda, et see selline tavaline elu on liiga väike, liiga lihtne, liiga argine. Ja neid inimesi tõmbavad kas sellised suured ideed, kauged maad, kõik, mis on selline suured küsimused. Aga elu esitab talle ikka ja jälle väljakutse, et kas sa oskad olla ka siin ja praegu. Sest selle hinge areng ei seisne ainult kõrgustesse tõusmises, vaid maa peale tagasi tulekus. Õppimises, et see tõde ei ela ainult templites, raamatutes, õpetustes, vaid see tõde elab meie igapäevaelus. Ta elab meie suhetes, meie vestlustes, sellistes lihtsates inimlikes hetkedes. Hamburi tõusumärgiga inimesed otsivadki midagi suurt, midagi, mis annaks sellele elule tähenduse. Kuid vahel nad otsivad seda nii kaugelt, et nad ei märka,
et see on tegelikult siinsamas olemas, tema sees olemas. Ja seetõttu nad võivad joosta ühe õpetuse juurest teise õpetuse juurde, ühelt kursuselt teisele kursusele, ühelt maailmavaatelt teise juurde ja ometi jääb talle ikka see kahtlus sinna südamesse, aga ma otsin ikka veel midagi. Sest tõde võib olla, isegi võib nimetada, et see on seisund, tõde on kohalolu, tõde on võime kohal olla. Ja hamburi tõusumärgiga inimesed saavad siis ka selliseid õppetunde, kus nende uskumused, teadmised pannakse proovile. Ühelt poolt nad võivad pettuda näiteks õpetajates, nad võivad pettuda mingites ususüsteemide kokkuvarisemises, ehk siis nende ellu võivad tulla olukorrad, kus elu ei allu enam nende senistele teadmistele. Ja need olukorrad võivad olla valusad, kuid need on just need olukorrad, mis juhatavad siis selle inimese tagasi iseenda juurde. Hamburi tõusumärgiga inimese tervenemine algab siis, kui ta lõpetab enda määratlemise selle kaudu, mida ta teab. Kui ta lõpetab olla vajaduse, et ta teab rohkem kui teised. Kui ta lõpetab teiste õpetamise ennem, kui ta on kuulanud iseennast. Ja siis võib avalduda hamburi tõeline kingitus. Ehk sellistest inimestest võivad kasvada väga inspireerivad juhid. Ja mitte sellepärast, et nad teavad kõiki vastuseid, vaid sellepärast, et nad julgevad neid otsida. Ehk sealt võivad kasvada siis nii-öelda välja väga targad õpetajad, avatud mõtlejad, inspireerivad teejuhid, inimene, kes ühendab nii-öelda taeva ja maa. Sest hamburi tõeline jõud ei seisne teadmistes, vaid alandlikkuses mõista, et ükskõik kui palju ta teab midagi, siis elu on ikkagi sellest suurem. Sellised mõtted sulle hamburi tõusumärgiga hingedest. Kui sulle video meeldis, pane like, telli kanal, olen sulle tänulik ja näeme juba järgmises videos.